Enda kõrval tervitada taas Gert Kullamäed, tere Gert! Tere jälle, jah. No sa käisid vahepeal kuskil ära, puhkasid, jah? Ja käisin vahepeal ära, ja ei, ma ei puhanud, ma tegin vahepeal ka, meeskonnale ka pidi trenni tegema. No, olid kõik mehed trennis ja tahtmist täis, oli osad ära kalale läinud nii koleda ilmaga? Ei, jälle, et kõik olid tahtmist täis ja ega meil oli siuke kergem treening täna, ja samal ajal oli ka võrkpallifinaal meil saalis, nii et eks me pidime seal neid saale jagama. Nii et... Ahaa, Pereleib mängis, jah? Pereleib mängis ja tõi Tartusse teise võidu kindlalt 3-0. Ossa, no see teeb küll head meelt. Et ilma variantideta oli seal 2-0 Pereleib ees, jah. Aga mis me sellest võrkpallist räägime? No ikkagi, oma meeskond, oma linna meeskond. Räägime korvpallist. Kakahito Jõhvi meeskonnas on väljakule tulnud Sten Kunts, Sander Saare, Mario Kirsimaa, Jalmar Joosep Saar, Georg Tambre ja ülikooli meeskonnas mängivad number 7 Brett Nõmm, number 9 Joosep Pruussak, number 13 Kristjan Meister, number 18 Taavi Leok ja number 23 Artur Saariste. Ja ongi mäng alanud, kuhu sul vaja on, sinna näed ka paber ette anda. Noh, valge võistkond on mul vähe tuttavam, et siin on praegugi 4-3 meest väljakul ja kes ka sinuga koos käivad mängimas? Kes on ka esindusmeeskonnaga ka treeninud, jah. No sa hoiatsid, see Sander Saare on mees, kes teeb ja kohe sinu sõnad tõestuseks vend ka peale uhab, esimene küll mööda aga tulu sellest nii palju, et vähemalt saadakse rünnak uuesti üles võtta. Ja nüüd on mees korvi all täitsa vaba. Ja pannakse sealt ka esimesed punktid kirja, nii et Hito on juhtima läinud 2-0. Jah, et siin on ikka juba nagu nii-öelda meestekorvpalli elemendid sees, et ikkagi pikerrollid ja asjad nii nagu asjad käivad, et hommikuses noortemängudes oli veel ikkagi noortemäng, siis siin on juba nii-öelda meeste mängumoodi asi. Saare näitab, et tema on tulnud siia ikkagi kulla ja ainult kulla järele, viskab veel 2 punkti. Saare on kindlasti jah, selle vanuse käigu üks nii-öelda tegivajavat poisse siin Eestis, et väga nutikas mängumees ja... Kas teine nutikas mängumees kannab nime Russak või? Jah, et praegu väga ilus sooritas, aga jah, tõesti Sander Saare on osav ja tark mängumees ja eriti noorte treenerid kiidavad teda just tema mängu lugemisoskust ja nutikust. Ja esimese minutiga ta on ka seda näidanud, et ilusti lõikas siin palli vahelt ära ja luges mängu hästi nii kaitses, et vaatame, kuidas finaalmäng kujuneb talle. Russak viskab mööda vabaviske ja Meister seda palli ka kätte ei saa, nii et jätkub mäng siis Hito rünnakuga ja Hito vist täna ikkagi teatud määral favoriidi seisuses seda mängu alustab, sest omavahelised mängud siiani tunduks see läinud kõik Hito kaukasse. Aga kohe näha, et võitlust on palju, et kohe finaalmäng, minut-poolteist mängitud ja pall maas mehed peale, et siin kõva võitlus käib. No jah, seda minides seda külakuhja nägi täna ikkagi igas asendis. jah, aga ega siingi on, ega see võitlus siin finaalmängus, ega siukses väga ilus sooritus Meisterit nagu, jah. Kristjan Meister. Et finaalmängus, et kes siin nagu rohkem tahab ja võitleb ja just siuksed lahtised pallid ja kes neid rohkem saab, sellel on kindel edumaa alati sellistes finaalmängudes. Saare nüüd ise ei läinud tegema, sõitis palli ära ja kohe pallikaotus. Russak on ees kiires, ei anta söötu. Mis Leok mõtles, ei tea. Võib-olla nüüd ma tean. Õieti mõtles, et tegelikult teelauandest Leok on siin haige olnud ja eilegi mängis siin palavikuga ja mängis küll 40 minutit ja aitas meeskonda, püüdis nii palju kui suudab, aga loomulikult mäng oli häiritud, viskas lõpuks 2 punkti ja visked ei läinud. Loodame, et täna on selles mõttes meeskond ikkagi, ta on väga-väga oluline lüli selles meeskonnas, et tema punkte oleks ikka vaja eriti finaalis, et järsku see haiguse viim on ka nüüd natuke rohkem mööda läinud. No peale selle, et oodatakse tema punkte, siis tema suur panus on vist tegelikult ka sellises ikkagi päris konkreetses mustas töös ja paistab, et ei ole tegemist maailma kõige nõrgema vennikesega. No Leok on jah, füüsiliselt, tema eelis on ikkagi just see füüsis, et nagu praegugi võtab selge skoori poole mehe vastu ja aga üks mööda, et ta on, eks selles vanuses on ka veel, eks see füüsiline jõud, kui sul on füüsist palju, siis sa saad mingid asjad saad nagu edukamalt ellu viia just, et jõu pealt nii-öelda. Sama siukses liikumises ja olemuses aeg-ajalt viskab mul Timo Eifust silme ette. Minul on oma teooria, mina võrdlen Leokit, oli kunagi siuke mängumees nagu Valdo Lips, kes teab, et minust aasta vanem mängumees, tervitusi Valdole, kui ta mind siit kuuleb, et täpselt samamoodi siuke tugev tagamängija ja niuke tõsine töömees, et Leok on minu arust nagu, mina võrdlen teda alati Valdoga. Eks sa vaatad nagu selles mõttes teises aspektis, et
et sinu satsis, ütleme, et Rockiga mängides või Tartu Ülikooli juures tööd tehes on ta tagamees, siin on ta suur äär umbes või midagi sellist. Et noh, eks siin see Tartu meeskonnas on tegelikult me võime öelda ka mõlemas meeskonnas, et see kõige, mis ju tegelikult esimesena silma torkab, on ikkagi see pikkade mängijate puudus. Et kui me vaatame Tartu meeskonda, siis need kõik on tublid poisid ja ma tean, on tugevad, treenivad ja hirmsat tahtmist täis ja kõik, aga üle 2-meetrise mehi ei ole siin kahjuks Tartu meeskonnas ja ma ei tea, kas seal Hitolgi on neid nii väga seal pingi pealt võtta, et võib-olla see 16, number 16 oleks. Mis omakorda siis tähendab seda, et kõik mehed natuke mängivad oma positsioonist number suuremat. Täpselt nii, et väiksed mehed mängivad tsentris ja nii edasi, et see teeb nagu raskemaks, et parem oleks ikkagi ka treeneritel, kui oleks selliseid pikemaid poisse ka nagu rohkem, saaks seda mängujoonist võib-olla natukene paremini nii-öelda organiseerida. Artur Saariste näitab, et see hoog, mis tal eile sees oli, pole ka tänaseks kuskile kadunud, et oli oma meeskonna eilses mängus üks vaieldamatu liider. Artur on hea kuju, et selles mõttes, et võiks olla natukene nahaalsem lihtsalt veel ja aga kujuna ja on ta siuke, ma arvan, temasugusel mängel tasub kindlasti silma peal hoida. Tema edasist arengut silmas pidada. Hiito tegevused nüüd ridamisi ei ole õnnestunud. Ja vaatame, mida siis võtab ette Saariste. Rusak. Distantsilt ilusti ära. Hästi, jah. Kaitse läks palli vahelt lõikama ja hiljaks ja Rusak kasutas kohe võimaluse ära. Nagu Rusak on hea käega poiss tegelikult, et ta on siuke, olen näinud eelnevatel aastatelgi neid noorte mänge, ta on võimeline viskama nii, et võrk on punane. Ja Almar-Joosep Saar läheb nüüd korvi alla välja, ei anna veel viimasel hetkel söödu, aga ei olnud Mario Kirsimaa selleks vist väga valmis. Vahetus Rakvere meeskonnas, jah. Jah, sama kunts lähebki ära ja tuleb number 69, Mikk Teelahk. Huvitav on jälgida siin praegu, vaatan seda Sander Saaret just, et ikkagi selles vanuseklassis üks tähtmängeid meile, et ikka jääb silm peale, et vaatad, et oleks väga huvitav on jälgida, et kuidas see finaal talle kujuneb, et kui ta vigu näiteks täis ei saa, kas ta on nii-öelda 40 minuti mees või antakse talle ka puhkust ja kui talle puhkust antakse, et kuidas siis need teised mehed välja veavad. Paistis, et Leokil küll eilsest haigusest midagi järgi ei ole, väga terav läbimurek. Tuliselt mindi sinna alla ja on ka siis Tartu Ülikooli meeskond juhtimas 10-8. Võib-olla Hiito rünnak on natukene rahulikum või? Et ei kiirustata väga palju ja ma ei tea, kuidas see Priit Sternhofi käekiri välja näeb, et ei ole neid poisse väga palju mängimas näinud, et mis nende trumbiks on. Palju on jah, nagu esimesed siin 5 minutit on näha, eks see mäng käib ikka väga palju läbi Saare, jah, et eks tema on selle meeskonna nii-öelda. Saaristele viga, Mikk Teelahk tuli platsile ja selle kohe siis väga Saaristelt välja võttis. No nüüd pikal mehel iseenesest olnuks ju võimalus minna, aga ei saanud vist palli korralikult põrkesse. Hea läbimurre. Ja saab päris palju vist meister seal haiget, pikk mees tuli sisse ja nüüd kukkus küünalnukku ja on see puusa peale. Ei tea, nägusid teeb ja kohtunikuga vaidleb ja eilset mängu meenutada. Tema on küll kõva võitleja meister, et temal ei tohiks siuke asi, tema pühib nii-öelda tolmupõlludelt ja läheb, et ta on kõva võitleja hingega poiss. No küll jäi ta ka eilsest mängust mulle selle võrra silma, et tema seda käelaiutamist ja kohtunike juttu võib-olla oli oma satsist kõige rohkemgi. Jah, see on... Aga võib-olla olid siis need olukorrad lihtsalt juhtumas temaga, et ma ei taha kedagi hukka mõista selle pärast. No see on ebameeldiv asi küll, ega siin noortel korvpalluritel on ikka kõige enam nad peavad ikka keskenduma mängule, et mitte kohtunike tegevusele. Number 7 omavahel, Brett Nõmm teeb seal küünanukiga natuke teed, aga viga antakse Saarele. Ju siis niipidi oli ka. Iseenesest on see huvitav nii-öelda match-up või see, ütleme, Sander Saare ja Brett Nõmm, et nad on sarnased. Brett Nõmm on ka minu silmes ikkagi üks perspektiivikas mängija siin tuleviku silmas pidades ja hoian tal ka silma peal ja ta on meie treeningutel osalenud, me oleme jõudnud meistriliigas isegi, olen jõudnud talle mänguminuteid anda, nii et praegu on minu arust väga huvitav just, et nad omavahel üksteist katavad ka, et kuidas siin on. Kumb mängu just kõvem on, jah? Keda uueks hooajaks kutsuda? Kas nüüd just nii, et keda uueks hooajaks võtta, aga lihtsalt, et
lihtsalt Saaret ma nii palju ei tea, aga Bretti ma tean, et tal on ka sisu kõvasti, et nüüd ongi huvitav. No sisu paistab meeskondades olevat teineteise jaoks üsna parasjagu, vähemalt praeguse skoori järgi. 11-8 on see seis ja peaaegu 6 minutit mängitud. No, hirmsat viskekontserti siit ei tulnud, vähemalt alguseks mitte. Saar nüüd korvi alla. Ja ei ole sellest tulu. Meistrile läheb natuke pikaks see sööt ja tegelikult oli 2-1 ülekaal, ei kasutatud ära. Paneb kohe Brett Nõmm kolmese teele. No, ei olnud vist... Ei, Brett on hea käega poiss, et meeste hulgaski ma olen vaadanud, kuidas ta... Tuleb panna, jah? Kuidas tema võib visata küll selles mõttes, tal on käsi olemas ja loeb seda mängu päris hästi ka ja millal panna, nii et Meister, jah. Saare siin tegi ilusa läbimurde. Meister lasi nüüd oma käed ilusti viskele ja teeb ise teisel pool vastu, nii et ei ole midagi. Tuleb minutiline mõttepaus ja võtjaks siis Priit Sternov. Jaa, praegu on 1-1 olukordades on mõlemad võistkond saanud palju korvi, et 1-1 läbi ja siis keegi lõpetab nii-öelda lay-upiga selle korvi alt 2 punkti. No Sander Saarelt juba 6 punkti selle meeskonna 10-st ja vaatame, et siis Meister toetab siit Tartu Ülikooli 5-ga ja Joosep Russakul 4 punkti kirjas, teistel vähem. No eks need on need mehed, kes siin, ma arvan, pretendeerivad sellele ihaldatud MVP tiitlilegi, et ma arvan, nende nimede seest võiksime me seda leida. Jah, kui ei tule nii-öelda musta hobust kedagi üllatajad, kes siin mängus kastanid ära toob, et selge on ka see, et nendel meestel hoitakse ka kõige rohkem vastaste poolt silma peal, eks ole, et kaitse ka on ju pühendunud sellele, et eeldatav skoorima siin kinni saada. Jah. No sa käisid ka oma poja mängu vaatamas või? Käisin vahepeal jah, käisin teises saalis ja jõudsin sinnagi ja vaatasin nii-öelda noorte mänge ka seal, jah. Kuidas siis noorel Kullamäel? Noorel Kullamäel oli vigastus tänava. et jorises seal väljaku peal ja pisar siis tikkus silma, et oli jah, tal lonkas seal ja ega ma nüüd ei teagi, kuidas tal teine mäng, kas ta üldse mängiski, et esimeses mängus jah, pool mängu ta mängis, et ju siis midagi seal on. No või siis olidki need samad sinu sõnad, mis hommikul esimeses mängus siin ütlesid, et kui isa lähedal on või isa saalis on, see raskem mängida. Võib-olla, jah. Nüüd käisid ja rikkusid poisile ära, teine mäng võib-olla oli väga hea, kui sind enam ei olnud. Võib-olla hakkas vigastust teesklema. No, ei tea jah, kas on selline sisu, et isa pidi küll igavene sulle peal olema. Ei tea, kus see ei ole tõsist. Aga Sander Saare siin on vabaviisatel, näitab head kätt, et vaatame, kas 2-2. Nii see läheb ja oma meeskonna 12 punktist 8. Palju sinna teistel meestel ruum ümber ei jäeta. Jah, et ta peaks natukene, ma arvan, terasemalt hoidma siin just. No ei saa vigu ka teha ju, viskab vabaviskeid hästi ära, et lihtsalt ilma pallita katma, et talle söötu ei tuleks või? Ei tea, kuidas ütleme selle taktikalise poole pealt on, ka sellest ise ei ole, mina ju ka noorte treenerina nii-öelda töödanud, et kuidas siin seda taktikalise poolt selles vanuses need treenerid paika panevad, noh. Praegu siin täitsa siukse jällegi nagu nii-öelda meeste treenerina ütleks, et noh, seda Sander Saaret võiks ju ka ilma pallita nii-öelda hoida rohkem ja las need teised otsustavad rohkem mängu, eks ole, aga noh, siin on igal treeneril oma teooria ja teisest küljest jällegi, noh, see on ikkagi noortevõistlus, et ega siin võib-olla sellele ei rõhutagi nii-öelda, aga no eile ma vaatasin, kui poolfinaali silmas pidada, kus siis Tartu Ülikool Tiit Soku korvpallikooli vastu mängis, siis Tarmo Petteri seal selle ülesande oma poistele andis, et Igor Arendas oli see vastuste mängujuht number 4, kellele lõpuks siis käid ikkagi niimoodi konkreetselt kaitses tööd tegemas, et ta palli ei saaks. Et eks see on, ja tule! See oli hästi mängitud praegu, et Leok ilusti mängis selgees korvile ja ootas, kuni appi tuli keegi kahekesi peale, söötis välja ja Meister ilusti vabalt 3 punkti vise, et see oli ilusti mängitud. Esimene 3. Meister on 3 korda kokku proovinud. Ja 6-punktiline eduseis siis kodumeeskonnal. Kui vaadata saali järgi, kui tehniliselt võttes, siis on kodumeeskond Hito, sest nemad võitsid põhiturniiri. Siin eksisin ennem vist väikse, vaatasin, et see oli vist vahetuse moment, kui Brett Nõmme Saaret võttis, tegelikult on Meister pandud Saariste läheb viskele. Pandud Saaret katma, et personaalselt nii-öelda saabki Meister vahetust ja tuleb vahetus siis see Robilaan. No vigu siin kellelgi väga palju seni ei ole, Saaristel on 2 viga ja
2 viga ka teiselt poolt Sander Saarel endal, nii et no vead on mõlemal võistkonnal täis, nii et vaatame, kas on jälle vabavisked ja nii ongi, et Sander Saare ilusti mängis keasse ja sai jälle nii-öelda kergelt saab vabaviskejoonele minna. noh, sisse tulnud mees oli külm veel. No täpselt, eks see ongi alati kohe hea ette võtta, et see, kes tuleb pingilt, et kohe teravalt tema vastu 1-1 mängida, et pole jõudnud veel kohaneda mängu rütmiga ja siis on raske kohe hakata kaitses mängima, eriti kui sa pead veel vastaste kõige paremat meest katma. Punkt vabavisetest juures ja teiseks võimalus. Saare eksib seiski. Eksib, ka meistrid eksivad. 13-18, 5 vahet. Ja paneb Leok ja mõtleb hetke ja ju oli tarvis seda väikest pausi. Leok on just siis hea käega, kui ta saab ruumi endal, et kui kaitset ei ole peal, et Leok ei ole väga hea viska, kui kaitse on peal, et ta ei ole niisugune super kiire viskega mees, aga tal on hea käsi, aga kui tal nii palju ruumi endal saab jalad alla sättida, siis ta võib panna seal ilmeksimatult, et praegugi oli hea näide, et jäi täitsa vabaks ja kohe sisse. Küll ka kohe viga vastu ja noh, ei peagi ütlema, kes seal vabaviskejoonel on. Saare jälle seal kostitab. No kindlasti Petteril mingi kõva strateegia on tegelikult, et kui see nii ühe mehe kontsert seal Iital on, et kuidas see mees kinni saada ikkagi. No ju nad on ju ikkagi mänginud ka terve hooaja ju siin mänge ja noorteklassides Petter teab ju ka siin, kes nii-öelda tegijad on ja eks ta teab, kuidas ise mis ülesanded siin kellelgi on. Nüüd on Brett Nõmm ja Saare oma vahel pall Leokile ja no, hästi mängitud, ekstra sööt, 3 punkti ja no, läks mööda. Aga koht oli mängitud ilusti. Ilusti oli välja mängitud, jah. Ongi huvitav vaadata, et praegu võrdlusmoment tekkis mulle, kuidas Leok pidevalt siin nii-öelda pukis suure mehe kohal proovib mängida, eks ole. Võtab 3 sekundi jalas mehi ette ja selge ees ja siis tuleb meeste trenni ja siis vaatad, et no, tagamängija, puhas tagamängija, eks, et tal ei ole 3 sekundi jalas midagi suurt asja, aga siin on näed, mees saab mängida 3 sekundi jalas on tänu sellele, et on nii tugev, eks. Mõõtkava või proportsioonid on teised natukene. Täpselt nii. Vahelduseks on nüüd keegi teine ka vabaviski ole kui Saare. jah, jätab ka teistele seda rõõmu. Teine vise mööda oli Arti Aia see siis, kes omale ka käe valgeks sai vähemalt ühe viske võrra. Saarist ei lähe viskele. Oi. Haldab küll seda jõntsutamise kunsti. See on nüüd see, alati läheb vaidluseks, kas see on jooks või ei ole jooks ja mina ei oska ka kunagi öelda ja minu arust alati erinevalt kohtunikud ka tõlgendavad seda, et just erinevates riikides minu arust võtavad, et kas see nüüd on jooks või ei ole jooks ja kas õpetada seda mänguelementi noorematele mängijatele või mitte. Aga seesama Arti Aia on nüüd mõelnud, et aitab küll soleerimisest Sander Saarele, et ma teen ka midagi. Väga vajalik korv muideks. Kokku 4 punkti temalt. Väga vajalik korv. Ja hästi istub Saare jalgadele, hästi praegu kaitses mängis Breti vastu. Ei lõid viga tegema, ilusti oli jalgadega jõudis ette ja väga hästi mängitud. No 6 sekundit jääb veerandaja lõpuni. Mis nüüd Leok teeb, sõidab veel välja, Russak, sel mehel ka kätt on. Aga ei olnud veel see aeg, kus tuleb sisse visata. Jah, aga ei, mis siin viimase rünnak ilusti 1-1 teravus sööt välja, viskaja vaba viskab, et hea käega poiss ka, et ega mis siin ei saa pahasti midagi öelda. Absoluutselt, et need möödaviskad tuleb ju siin mängu algus ikkagi ära teha. Täpselt nii, et lõpuks minema hakkaks. Just, Sander Saarelt siis 11 silma kokku. 3-sed küll kõik 3 tükki mööda, 4-st 2 punkti viskest 3 sees, 6 vabaviskest 5, 3 lauapalli, 2 viga ka. Tema vastu 3 viga tehtud, noh, põhimõtteliselt ongi kogu selle meeskonna statistika enam-vähem üles loetud. Jah, et eks siin on treeneril kindlasti ja mängijatel kõige suurem nii-öelda küsimus ongi Saare, nii nagu arvata võiski. Jah, no Georg Tambre on 4 lauapalliga siit veel toetanud ja just seesama Arti Aia number 10, kes siin kaugviske tabas hiljuti ja ühe vabaviske ka on 4 punkti ja kokku neid siis meeskonnal 19, Salva Tartu Ülikoolil 21 punkti ja 8 neist kirjutatud Kristen Meisteri nime taha. No. Tartulist on natukene ühtlasemalt need punktid, 4 mehe vahel siis 4 meest on saanud jah, käevalgeks. Nii ta on, Robbie Laanel võib-olla väike ohumärk on 59 sekundiga tehtud 3 viga, et ei olnud just kõige parem sissetulek. Ja muud näitajad lauad võrdsed, rest söödud mõlemal 2, vahelt lõiked küll jah, 2-4 ülikooli kasuks. Aga vaatame, 21-19 ja teine veerand aeg algab, et
küll võib vaadata, et Tarmo Petteri siin põhimeestele sisuliselt puhkust ei olegi andnud, et kõik 5 meest, välja arvatud Meister, siis mängisid 10 minutit. Meister mängis 9. Tundub, ega jällegi ei tea, aga sisetunne ütleb küll, et ega siin nii mõlemas meeskonnas, vist kuna see on finaalmäng, siis nii mõlemas meeskonnas on vist on teatud mängijad, kes peavad mängima kõik 40 minutit, et ei juleta välja võtta. No Petteri küll ikka 14 nime seal pingi peal ka paistab või 14 meest. Ikkagi finaalmäng, et mõlemad treenerid tahavad ikkagi. Läheb Saariste viskele. Üsna tema tüüpi vise selles mõttes, et jah, valdab seda kunsti. Saariste on üks selle noorema mängija, just kui ma siin A-klassist räägin, üks kindlasti see mängija, kelle üks tugevaid külgi on just siuke põrgatuse pealt keskpositsiooni viskele minek, et üldiselt ega Eesti korvpallis isegi suurtes meeste klassis ei ole palju mängijaid, kes põrgatuse pealt tahavad minna ja pidurdada ja keskpositsiooni viskele minna ja Tarturil see on just tugevam külg, et tavaliselt minnakse ikka kas otse läbi sammudesse või siis visatakse kolmeseid, et keskpositsiooni vise on justkui nagu ununenud, no, aga Tarturil on jah, see on tema just üks relv minu arust. No Meister läheb julgelt nüüd sinna 2 mehe vahele, ei hakka midagi kartma. Läkski väga selgelt viga noolima sealt ja selle taga kätte sai. Julgelt läks lõpuni ja tuleb sealt siis 3. viga Maarjo Kirsimaale, nii et see pikk mees seal väga palju pahandust teinud ei ole, kui tundub, et ta on selgelt teistest pikem, siis tegelikult ei ole ta mitte üht lauapalli korjanud. Nüüd saab näha, et Meister vaavasti joonel, et kui ta sisse istus, siis tuleb vahetus, et Priit Toomso tuleb väljakule, et vaatame, kes siis Sander Saaret võtma hakkab, et ei pani mööda, tahab veel mängida. tahab veel Saare vastu mängida. Taktikaline käik, et mitte ära minna. Et kes siis hakkab Saaret katma, et sellisel juhul ma eeldan, et võib-olla Priit või vabandust, Petnem või siis Rusak hoopis. No mis ongi huvitav tegelikult, et Brett ei kata Saaret. Et see võiks sedapidi ju olla, aga jah, aga samas Meister on kaitses, on tubli, et ta on pikem ka, võib-olla siin Petteri taktika ongi. No Leokil on aega jälle, ja saas sinu sõnade kinnituses, kui tal aega on, siis ta ära paneb. Siin on hooaja jooksul olnud mänge, kus on esiliigas või kus poiss pani minu teada 10-3 sisse, nii et mõtlen veel kord, et kui ta vabaks jääb, tal on hea käsi teelt, aga ja nüüd tuleb pukis kaitsta. Ja nüüd tuleb pukis kaitsta ja siis rünnakul vahepeal 3 panna, eks. Hopsti, lauapõrkest. Mis ma enne tahtsin öelda, et võib-olla see Meister Saaret katab, võib-olla ongi see Petteri taktikaline käik selles mõttes, et Saare vastu panna katma pikem mees pikema käega, et tal raskem minna viskele ja see on tegelikult aga Meister on rünnakul ka väga tubli. Paistab küll, et ega ta väga väsinud ei ole sellest Saare katmisest, kui ta ise ka 11 punkti ära paneb. Täpselt sama palju kui Saarel, et see Saare püss, mis alguses eksimatud paukus on nüüd natuke kinni jäänud, no nüüd läheb viskele. Ja ka oli siis ikkagi Meistri käsi nii palju tal siis segamas, et jah, väike mehel ikka raske visata, kui sul on pikem kaitse ja üle käe viskad sealt, et noh, eriti kui see pikem kaitse on sinuga enam-vähem sama kiiretadest, kohe nüüd mööda ei saa. Oi, hästi mängitud. Otse oli praegu hästi mängitud. Aga ära tuleb visata. Ära tuleb panna, jah. Aga ilusti pall liikus meestel praegu siin ja mis nüüd siis? Meister sai natukene vigastada seal, kas see silm oli. Vahetused ka. Russaku asemel Russak Meister ära ja Toomsoo väljakule ja ka Robi Laan uuesti. Ja Rakvere samamoodi 2 vahetust. Olid siis Mikk Teelaht olid väljakule ja number 20 Jalmar Joosep Saar. Jah, Saar alustas tegelikult ju algkoosseisus. No, nüüd siis Pettega ja õigustatult ilmselt. Väga hästi mängitud, Leokilt, väga targalt mängitud, mis mehe peale ja et kaitse teas, et 2 pauku on sealt tulnud, et tuleb minna. Tuleb minna nüüd, tuleb ettevaatlik olla nende viisitaja ja nüüd kui kaitse peale läheb, siis ründajal on kohe lihtsam mängida teravamalt ja Leok on tegelikult, ütleme niimoodi, et ikkagi selles vanuse kohta võib julgelt öelda ikkagi tark mängumees, et ta loeb päris hästi seda mängu ja Priit Toomsoo teeb nüüd väga pole tehniliselt mitte kõige perfektsema vabaviske, aga no, teine veel. Ütleme nii, et peasid sisse läheks, aga ei lähe. No, lauapall, kaitse. Robi Laan pandi nüüd personaalselt siis Saaret võtma. Laan sai kohe siia alguseks 3 viga, nii et ega tal ei vanda Bretti tema peale. Hoiab Bretti siis selles mõttes mängujuhi positsioonil, et ei pea 2 rasket asja korraga tegema, mängu vedama ja kaitsma ka.
Saarist teeb hästi kohta seal korri jälle, praegu ei näinud. Obilaan ei näinud, et oleks võinud sinna sööta. Aga... Jaa, palun! Võtke välja! Individuaalne sooritus oli väga hea praegu, jah. Väga ilus, kuidas see eesti keeles sellele terminile mõiste on. On vastet Pajotile. Pööre. Pööre, jah, kuidagi võõralt kõlab. Jah. No, nüüd jääb selgelt Leok hiljaks, aga viga vist jääb alumisel mehele. Vaatame, keda ta näitab. 25. Ikka Leokile hoopis. Teine viga Leokile ja siin arvata võib, et iga viga treeneri jaoks on selline siin on jah, ma nagu otsin, tõsine pisara hetk. Põhimehed, kes siin 40 minutit peavad mängima, siis on kindlasti vigatoht on ju olemas ja kui siin ikka põhimees mõni 5 peaga välja läheb, siis mulle tundub, et on mõlemas võistkonnas see ikka suur kaotus. Ai, hästi oli mängitud, aga korvi alt siuke kerge eksimine. Saare tuleb üles kiiresti kohe. Hästi. Saar nüüd vaba, aga viskab mööda. Hästi oli mängitud, teravalt sisse ja... Peale 3 on Jõhvi poistel olnud 6-1 seni. Ei ole kodusaal nendel, et Tartu vist on paremini visanud, jah, 8-3. 8-3, nii et oluliselt paremini. Nüüd Saariste. Artur proovib. Ja rikub protsendi ära. Ja saadakse pall tagasi. Ja nüüd on ruumi minna küll. Palun. Paistab pisike mees, aga tegelikult hüppab väga kõrgele. No mis ta nüüd nii pisike, aga ikkagi... Ja ta tundub niisugune kõva võitleja olevat ka, et eilegi vaatasin poolfinaalides oli ka, et oli niisugune teraselt mängis ja võitles ja see on kindlasti tema üks tugevamaid külgi, mulle tundub. Ja lükkab nüüd siis Kuslap. Ei olnud, see oli Teelahk hoopis. Mehe ilusti ära ja saab sealt viskele. Leok jälle palliga nagu Charles Barkley NBA samal ajal. Ja kukub, sa nagu kohe tunned ära. Kukub, siin on head need pehmed korvid. Sina ütled pehmed, Merika Anderson rääkis mulle just, et need rõngad on siin väga jäigad, et ei saa kätte. Ei ole, siin on just pehmed korvid. Et siin imeb ilusti, kui on siuke pool sisse minev ise. Ja palju sa ise siin mänginud oled? Ega palju ei ole mänginud, et siin mingisuguse üks hooaeg, kus oli Fausto oli veel meistriliigas siis ja siin on paar show-mängu on peetud ja koondisega oleme kunagi siin mänginud, et ega siin väga palju siin ei ole lastud mängida, jah, aga ei, see on hea spordivaja minu arust. Ja enne just arutasime Paavaga seda, et võib-olla linlase jaoks on ta mõnevõrra tegi varju jäänud, et ei ole siin enam ühtegi meeskonda, tippmeeskonda, kes ükskõik mis pallimängu siis sellisel suuremal tasemel mängiksid, siia oleks põhjust tulla. Et ei võrkpallurid ega korvpallurid siin mängi. Meisteliiga tasemel vähemalt mitte. Meister on hirmsalt tahtmist täis ja hästi mängis. Tubli poiss. Vihaselt läks läbi ja läks just ilusti seda viset lõpuni tegema ja viskas sissegi. 4-4 tal 2 punkti visked. Ei, väga hästi on meister mängid, siin ei saa midagi. 13 punkti kokku. Siin ongi, see on ka hästi huvitav võib-olla siuke, et tihti peale mängijad lähevad läbi terad, siis kui kohtunik vilistab vea ära, siis tehakse see vise nagu kuidagi nagu pehmelt lastakse see pall kuidagi, et niikuinii oli viga, eks ole, aga tegelikult on hea, kui sa ikkagi püüad selle viske lõpuni ära sooritada, et kui läheb sisse, saad veel 2 punkti ja üks viga, vaba vise ka veel, et see on siuke hästi tegelikult, seda enam, et nüüd uute reeglite järgi ju see viga vilistatakse juba võib-olla selle esimese sammu peal ära, eks ole. Et tasub proovida alati. Igal juhul tasub lõpuni proovida alati ja proovida see vise nagu lõpuni sooritada. Et ei jäeta liiga vara järgi. Täpselt nii. Vabavõitluses nüüd Tartu Ülikool on pääsenud peale 18-13 ja ka skooris on 10-punktiline vahe, nii suur see ei ole veel täna olnud. Ja kui vaadata siis liidrite duelli, siis meister juhib 13-11 nagu aastal. Kas meistrile oleks seda liidrikoormat enne mängu algust pannud, ma ei oska öelda, et võib-olla oleks, ma ei tea, kes seal satsis veel on, eks ole. Mehel on juba nimi siuke, et peab olema, master. Siit peab tulema. No mis sealt tulevikust tuled, saad omale väikse ääre või? No, miks mitte, jah. Ega kindlasti on jällegi mängija, kelle tuleb kogu aeg silma peale hoida, jah.
vaatame, mis aastad teevad ja kuidas tema areng edasi jätkub. Ja nüüd lauapall ka veel, tema vastu tundus, et tehti viga, aga kohtunikud Ai, seda ai, ei ai, arva. ai. Ja nüüd teeb ise vea. Läks küll seda tegema. Saaristo teeb siis selle vea Breti asemel. Oot. Mis nüüd? Kas andis nüüd ründevea või? Ei loe ja korra. andis Sander Saarele ründevea. Ja Küünanukiga lükkas. Ja Saare on praegu hämmingus. No, vot nüüd tahaks küll kordust näha. Jah, see ainus variant on hiljem seda mängu. Saarel längis praegu sellist natuke nagu vanema mehe liikumist, et püüdis keha vist otsida, aga et kas see nüüd oli Saarist oli ka para, et läks tegelikult seda hüppama, et vot see oleks nüüd huvitav materjal vaadata, kas oli viga või ei ole. No palun. Robbie Laan, kelle sissetulek algas kohe 3 kiire veaga, 1 minutiga 3 viga, on nüüd siis teise tulekuga teinud 6 punkti ja need punktid ei ole sugugi lihtsad olnud, aga ilusad. Vahe on praegu suurim, mis nüüd on olnud vist, eks, et 40-27, 13 punkti ja vahelt õige ka veel. No tuhhi või õigest vaimu on need mehed kuskilt juurde saanud, ei tea, kes neile seda käiks andma. Ei tea, ei oska öelda, jah, aga hästi hea läbiminek ja... Ei lähe korvi. Aga hästi mänginud, meister on hästi mänginud, et võist vaadata. Vaatame, millega nüüd vastavad. Sternhoff ja hoolealused, Saar on vaba, viskele ei lähe, selja tagant ilusti pall läbi ja ka meisterlikult tehtud, ei saa midagi nuriseda. Brett mängis praegu hästi kaitses, aga Saarist oli nii passiivne, et oleks võinud seal abiks olla aktiivsemalt hoopis, nägi läbi tuli, oleks saanud astuda vastu. Meister võtab jälle teha, on tahtmist. Ei läks selme omadega. Meisteril oleks võib-olla pisut puhkust vaja või vaata, nüüd ei jõua kaitsessegi enam. Time-outi võib-olla peaks võtma time-outi, et rahustama maha poisid, et jah, 11-punktiline on see edu, mis enne oli 13. Tartul ei ole time-outi võetud ka, et praegu võiks võtta time-outi, et rahulikult poisid korraks. No toob Leoki Petter tagasi. Jah, Petteril on 2 time-outi võtta, ega sa neid teise kaasa viia ei saa koju. 2 minutit mängida, et praegu just, aga vaatame, kui nüüd võib-olla ebaõnnestunud siis, et kui nüüd korvi saab, pole jälle ja vead täis, nii et 2 vabaviset. Toob sealt vea välja. Ja ongi time-out vist, jah. Petter minust väga õige time-out, et mitu rünnakut ebaõnnestusid, rahustanud maha, et poisid läks natuke sõlme siin. Ilmselt tal oli time-out juba sees, et vaevalt ta praeguse vea pealt seda tahtis. Aga igal juhul, ma arvan, vahet ei ole, et igal juhul me väga õige time-out. Või karastab just oma poissi, et võtab ise enne vabaviskeid time-out, et saavad ära küpseda. Jah, eks see on see mängijale raske olukord, et just enne seda, et pead seal istuma, kuulama treeneri jõuandil ja siis pead minema vabalt sinna vabaviske joone peale ja pulss läheb alla juba, jah? Ja, et eks see on siuke 2 otsaga asi, sama selle mõnele meeldib just, et lähed puhand peaga, lähed sinna puhand jalgade, saad natuke puhata ja lähed joone taha. Ja siin meil väike paus on, kindlasti kõiki huvitab, et mis Tartu meeskonnaga viimases mängus juhtus, et ei ole sellist Tartut selle loo aja vist näinudki. Võetakse see püss nurgast ja pannakse nii, et ei vaadata selja tahagi. Jah, aga teisest küljest olen mina alati elus realist olnud, nii et ega selliseid mänge on ikka tuleb ja peab olema ka valmis selleks, et nii head päeva ei ole, kus kõigil kukub sisse, eriti tagumistel mehelestel, et järgmine mäng meil kolmapäeval ja mine sa tea, kuidas siis need visked lähevad, eks see viskamine on üks siuke õrnal jääl käimine, et tihtilugu on see, et käsi kullas või? Ja kuidas need visked kätte tulevad ja kuidas kaitse vastu mängib ja kõik need asjad, aga viimased, ütleme, mitte ainult viimane mäng, vaid ka eelviimane mäng, siis kontrollmäng Sankt-Peterburi Spartaki Tuubliga, kelle mängisime, siis mehed olid küll nagu enesekindlad ja tõesti lust oli treener olla. Saite seal käe lahti? Jah, kuigi ma tavaliselt peale ütleme, et füüsilist laagrit, mis teil Käärikul on just käsi kinni. Aga me ei maganud selles mõttes ka Käärikul laagris, et meil oli ikkagi päevas kord olid ka pallitrennid ja elamus sellest ajast viskasime palju nii-öelda, et minu loogika või minu treeneri teooria on alati see, et ükskõik mida sa teed, jõudu või jooksed, siis see pallitunnetus peab alati olemas olema ja viskamine on just see, mis on nagu mängijale kõige rohkem meeldib, eks ole, kellele ei meeldiks seda palli visata, et see on ju kõige lemmikkomponent treeningule, eks. Et pall peab isegi saunas kaasas olema. No täpselt, et mina treenerina nagu pean seda õigeks, et ükskõik mis staadiumis meeskond on, kas nad jooksevad väljas või teevad kangi, siis viskamine käib selle asja juurde igal juhul. No viskavad siin ka järjest meeskonnad 31-42, 11-punktiline vahe taas ja on nüüd otsimas oma lahendust siit Salva Tartu Ülikool. Ja meister küsib saaki palli ja selge skorvi poole, sööt välja, Leokon ja paneb ja on jalad maas nagu naelu seina.
Seda on hea vaadata, 3-3 vist Leok. No vähemasti jah, eks ta siis tahab, et see on täbisse ei jää siin kõigi kuulajate ees, et sa kiitsid teda. No kohe pannakse vastu ka, ega siin ei ole küsida midagi. Kinnitus ikkagi sellele, et mees oli tõesti, oli haigus eile ja kui nüüd on natuke ikkagi see palavik on läinud, päev on jälle mööda läinud, on ravinud mees tännas ja mängib kohe teise teraga. Saariste ei saa täna sisse, eile oli vastupidi, Saariste just sai sisse, et see viskav suur äär paneb täna meil. Vaat siukest asja mina ei salli treenerina, et kui mängija viskab, eriti noor mängija nagu praegu Saariste, eks ole, ta viskas mööda, ebaõnnestus. Ja jäi maha. Ja siis jääd maha, kõigepealt sa põed seda ja siis sa longid tagasi kaitsesse, eks. No ikka juhtub siukseid mängija, eriti noored mängijad, et noh, seal ei ole muud kui ainult spurt tagasi ja aitad kaasa. Tee heaks ja võitle lõpuni, aga siukest asja ma ei salli silma otsaski, kui mängija siis jääb sinna jonnima ja siis eriti noor mängija, et noh, ei ole noorel mängijal peaks seda sädet ja energiat olema, et kui ebaõnnestub, siis kohe teed tasa nii-öelda. Ja kohe on võimalus siin initsiatiiv Hitol võtta ja seda ka tehakse, et kaitses on jäänud nüüd Tartu Ülikooli Salva mängijad natukene aeglasemaks, et tõenäoliselt see 20 minutit on ikkagi juba jalgades ja ei ole lihtne, kui sa mängid siin kõik need 20 minutit ka kaasa, noh, päris 20 ei ole, aga Saaristega vist ei ole puhkust saanud, nii et tema on pannud kogu mängu. Ja kas Leok vist... Leok puhkas pannud. Leok korraks puhkas, jah, nüüd võeti ka uuesti välja. Nii et tegelikult põhikoosseisus Tartul praegu nii Leok kui Brett Nõmm on mõlemad väljas, et vaatame, kuidas Rakverele suudab ära kasutada selle. Anna öeldakse, alla seal tehti Toomsoole ruumi. Toomsoo seal küsib aktiivselt, aga ei näe sinna sööta. Jääb ka Russak natuke kätte sealt alt minekuga. Rünnaku aeg hakkab läbi saanud, tuleb otsida kiirelt ja läbiminek ja... Nüüd on Jossil koht. Hästi oli mängitud viimase sekundi peale, aga kahjuks mööda. Aga ei, õige mees oli vaba ja viskas, aga kahjuks möödas. Saare teeb omad ikka ära. Ja väga osavalt, mis on Saarel kindlasti teada, otsib hästi palju, otsib siukest kehakontakti põrgatusel just, et seal on niuke nagu ennist siin Tiit Sokuvagi sai räägitud, et ta on siuke mängib juba nagu nii-öelda kogenud mängumees palliga, et oskab kontrollida oma keha ja võtta neid vigu välja ja ma arvan, et siin ka praegu see vabavisete arv näitab, et 6-5 praegu. Et juba siin pool aega vaata, et 10 vabaviset 5 korda mees joonel käinud varsti, et see on tema noore mängu väga suur pluss. No tema kiituseks tuleb vist seda öelda, et ütleme, et teda nagu pall ei sega, et see pall on tal nagu siuke loomuliku või orgaanilisena kaasas, et ta ei pea vaeva nägema, jälgimaks, kus see pall on ja mida sellega teha, et võib-olla siin kui olukord tagasi teise korvi ajal, noh, Russakul sel hetkel vähemalt oli tegevist selle palliga, et ta peab sinna tähelepanu pöörama. Jah, et just see, et sa suudad põrgatada, keha kontrollida, eks ole, ja samas teisest küljest ka näha, mis kaaslased on, kes on vaba ja näha nii-öelda väljakut, et eks see on siukse hea mängumehe tunnus või hea siukse nii-öelda playmakeri tunnus. Et Sander kindlasti näeb väljakut ka hästi, et ma olen just tähele pannud, et selles mõttes ta ei ole nagu nüüd nii, et võtab ja teeb 1-1, et ta näeb siin ka söötu nagu praegu, kui väga ilus sööt pikale korvi alla, aga viga siin. Ridamisi, nüüd on siis ründeviga. See oli ründeviga ja Brett Nõmm siin läi. Toetas käe peale ja Saar oli see, jah, mitte Saare. Saar lasi ka kenasti Jalmar Joosep ennast jalgadest maha, et... Ja nüüd vaatad, hästi hea moment, kuidas Sander Saare kutsus mehed punti ütles, mis me nüüd teeme, et kihvt on vaadata siukest noor poissi, kes on... Torgunnipasse juba. Torgunnipasse ja näed, et mehed, mis me teeme ja nüüd võttis üles ja... Nojah, sest time-outid olid võetud, seal ei olnud väga midagi enam teha. Ei olnud seal ise lootusetu. Ja treeneril on hea omada siukest mängijat, eriti veel noorteklassis, kes tuleb, et mehed, teeme nüüd nii. Teeme väikse pausi, seis on 38-45, kui vaadata Hito poole pealt ja peagi tagasi. Tere tulemast tagasi vaatama korvpalliülekannet, kus siis korvpalliklubi Hito Jõhvist ja Salva Tartu Ülikool otsustavad omavahel, kes on tänavune kangeim Eesti meistrivõistlustel A-vanuse klassis. Minu kõrval Gert Kullamäe ja vaatan, loed huviga statistikat. Vaatan siis statistikat ja vaatan jah, et mõlemas võistkonnast siis on 2 meest, on Sander Saare ja Artur Saariste, kes ei ole nagu puhkust saanud sekunditki, aga üks tähelepanuväärne number võib-olla, mis siin võib hakata mängusaatust otsustama, on Taavi Leok, et 16 minutit mängis ja 4 viga. Nii et ma arvan, Taavi Leoki kaotus oleks väga-väga suur Tartu meeskonnale. Aga loodame, et ta ei tee 5. viga ära kergekäeliselt, aga Brett Nõmm näitab head kätt. Panebki siit 3 teele ja kui enne seda Hito viskas 2 punkti, siis tuleb vastu 3 ja vahe ikkagi 8.
40-48. Kolmeseid vaadata, siis Tartu alustas sama koosseisuga nagu mängugi, et kas Rakverel või vabandust, Hitol on vahetused. Mängu alustasid number 16 Mario Kirsimaa, keda ma praegu platsil ei näe, ja tema asemel mängib Mikk Teelahk, number 64. Muud mehed peaksid olema nii enam-vähem samad. Ei siiski, Arti Aia on number 10 ja kes alustas just, ja ei ole number 69 Georg Tambrete. Brett Nõmm on alustanud hästi teist poolega, 2-3 punkti viset kohe ühest samast nurgast ja väga enesekindlalt ja hästi ja vaatame, kas tuleb jätku. Pisut valetsin enne, 69 Georg Tambre on olemas, Mikk Teelahku siiski ei ole. Taavi Leok nüüd oli tema koht, jälle ilusti sai sättida jala paika, aga läks mööda. Saar nüüd palliga. Rakvere mul läheb sassi kogu Rakverega kollastes särkides mängijad. Jõhvi. Olen harjunud, et kollane on Rakvere. Et Hito meeskond võiks nüüd otsida rohkem seda mängijat, keda Taavi Leok katab, et järsku saavad sealt mingi eelise. Brett kolmene ja kolmene kotti. No nii mängitakse seda mängu. 13 punkti kirjas. 3-3, 2 minuti ja 10 sekundiga. Lasid paukuma nad selle püssi, jah? Ilma asjata. Tublid ja kui vaadata siin praegu resultatiivsevaid, siis Brett Nõmm 13. Ja Taavi Meister oma 14-ga tema juures ja Sander Saare, kes viskas 11 punkti kohe mängu alguses mõne minutiga lausa. Ütleme, et jah, tõesti mõne minutiga on siis 13 peal, et Peteril ilmselt oli roht kuskil taskus, kuidas ta kinni saada ja võib-olla Meister oli vahepeal see roht või kokkuvõttes äkki on see olukord selline, et ta lihtsalt vahetab neid kaitsjaid sagedasti seal peale. Jah, et ega ma ütlen, et treeneritel on erinevad taktikalised käigud või variandid, mida neil meeldib mängida ja eks nad on koos mänginud poisid, eks nad ka teavad oma vahel kindlasti räägitud, kellel keda meeldib rohkem võtta ja kasulikum on meeskonnale. 9-2 on see start siis kolmandal veerandajal või? Ja kõik 3 punkti visetega ja ühe mehe ehituses. Ühe mehe soolo nii-öelda. No, sulle teeb see ilmselt rõõmu. Ei, Breti mäng on ma olen teda jälginud nüüd pikemat aega ja siis, kui ma olin ise abitreeneri rollis, jäi ta mul silma ja nüüd, kui olen ise peatreeneri rollis, ma olen teda jälginud siin Tartu Ülikooli teise meeskonna treeningutel ja mängudel, nii et tubli tragi poiss, et mulle väga meeldib see poiss. Ja mis meil enne märkamata, Priit Sternov on ka selle vangerduse teinud, et Karl Sööt number 4 on väljakul ja ei ole Sten Kuntsi. Ja nüüd Tartu läks nagu näha oli maa-ala mängis, 2-3 maa-ala läks ja said küll karistada, korvi alt leiti vaba mängija, aga vaatame kauaks Petter nüüd maa-alasse jääb, et kas see on ka nüüd mingisugune taktikaline lüke tema poolt. No nii, Brett, paneb veel ühe. Kui see ka läheb, siis ja palju puudu jään, nii et ega ei tasu vist pahandada, et ta selle riski võttis. No mis, see on alati siuke emotsionaalne märk, et mina olen ka nagu nii mängija ja treenerina lähtun ikka sellest, et kui mõni mängija nii-öelda kuum, eks ole, käsi on kuum, ta on nüüd 2-3 viset juba ära pannud. No Leokil oli nüüd kõvasti õnne. Siis võid panna selle 4. ka pinguse kas või nii-öelda hullu panema, aga sul on hea kindlus käes ja siukse pealt on alati lubatud panna ka iga treeneril, ma arvan, ei ütle ühtegi paha sõna, kui siis mõni snaiper nii-öelda veel võtab liigse riski ja proovib, kuna 3-4 tükki on ennem ära pannud, eks. No ei tea, ära igaks juhuks iga treeneri eest kosta. Ega kõigi eest ei saa rääkida muidugi, jah. Ründaviga. Seesama Karl Sööt võtab selle välja ja tegijaks Russak, nii et Tartu time-out, jah. Nüüd on Tartu time-out, jah, 10-punktine vahe, 44-54 ja on üsna võrdne see statistika osa, mis puudutab kõiki muid näitajaid, välja arvatud 3 punkti visked, mida on siis Jõhvi poisid tabanud 10-1 ja Tartu Ülikooli Salva meeskond 17-7. Ja individuaalselt vaadata siis Sander Saare pole veel 3 punkti joone tagant kätte valgeks saanud, et 5-0. Et kas see on juhus või on see tema, kuidas siis öelda, läbi lillede, et mitte kõige tugevam pool. No ei tea, samas kui ta 5 korda peale on uhand, et ju ta siis ikkagi see võimalus on selles mõttes, et treener et pigem võib-olla siuke väike närv, finaalmängu närv. No eks ikka kogemused kogemuseks, aga ega see
finaal on ikkagi finaal, ma arvan, et sealt tuleb väike ikka igal juhul võdin sisse. Finaal on finaal igal tasemel, et ükskõik kui suur proff sa oled või kui tegija mees sa oled, igal juhul ikka tuleb sul see finaali väike siuke värin sisse, olgu see siis vahel positiivne või vahel negatiivne. Nüüd minnaksegi Leoki vastu tegema, nagu sa soovitasid. Jah, et mängija number 69 Tambre ka, et ta on pikem ka ja teab, et Leokil on 4 viga, et võttis ette ja tegi ära. No Tambre on omad ära teinud märkamatult, 16 punkti, 10 lauapalli, seal juures visket siis 11-7, ega võiks ju nuriseda ka, pole põhjust. Pole põhjust, jah. Ja sööd sinna uuesti ja Leok nüüd kavalalt ei hakanud üldse üleski hüppama, et hoidis keha vastas lihtsalt ja käsi üleval ja sellest piisas seekord veel. No nüüd tahetakse jälle seda jooksu ja vaat see on nüüd see, et siin mõned kisasid, et on jooks, eks ole. On ta nüüd või ei ole, eks ole, see on siuke tundub lisasamm, eks ole, ja saad siukse eelise, aga noh. Igatahes on Saaristel 2 punkti koos ja paistab, et see element on tema trump ja kui ta seda valdab sellisel moel, mis kohtunikele on aktsepteeritav, siis tuleb teha. No muidugi. Eelises ikkagi annab kaitsemängijast mööda minnes. Tuleb nii mängida, kui kohtunik lubab. Kui kohtunik lubab nii mängida, siis tuleb omaga seda asja kasutada ära. Teie ajal seda momenti ei olnud. Selles mõttes, et siuke liigutus oleks raudselt ära vilistatud. Nii, vaatame, mis Tartu siin. Ikka 10 vahet, 46-56. Meister ja Saariste mängijad Kate-Katest. Liiga kauaks Veistri kätte ja pall, aga hästi mängis Tambrega. Tambre kaitses, jõudis Leokile ette, Leoki ja on aega nüüd. No see rünnak läks nagu teilt umbe, et nad jõudsid viimasel sekundil ära visata õnneks ja said ründe laua, nii et aga tegelikult jäi rünnak kuidagi Meistri kätte jäi liiga kaua seal mingil hetkel pall. No küll ka Leoki enda minek otsajoonelt ei olnud just kõige õnnestunud või ütleme vastupidi, kaitse oli väga hea. No nii. Ja ei tulegi siit punkte juurde, 2 korda said üritada, aga võetakse ära, no Saare läheb nüüd tegema või? Joosep Russak seal vahepealist lausa käest tõmbas, aga kohtunikil jäi see hetk õnneks märkamata. Korraks mängis Tartu maa-ala, et loobus. Saar 300 taga. Ja peaaegu, et ässaks, Rõngal ikka saab pihta. Tartu on edasi ikkagi mees mehele, et ei mindud seda teed, et pikalt maa-alasse jääda. Ja Leok nopsas siit järjekordse lauapalli, on tal siis neid kokku 4 nüüd. Ja 4 restsöötu on Leok andnud. Russak jääb maadlema ja teeb sealt lõpule vea. Jäi liiga kauaks seal petma, seal oleks võinud juba minna üles ja visata ära see pall, et jäi sinna 1 pette, 2 pettet ja siis on juba raske seal. Samas jälle kaitse mängis hästi vastu, et ei läinud selle pette ohvriks, et ilusti keha vastas ja käsi üleval ja pani raskesse seisu Russaku. No tundub selline väga murranguline hetk olema, et olukord ei mõlemal pool olnud, aga see 10 vahe ja skoor on juba ka mõnda aega muutumatu. Jah, et siin on praegu võib-olla vaata, et mängu võtmehetked, et kes siit nüüd minema saab, et Tartul eelis on, et nad 10-ga juhivad, aga võtmehetked just eelkõige ilmselt Tartu jaoks, et Tartu siit järgmise käigu suudaks panna ja ma ei tea, vahe 15-17 peale viia, siis on juba peab olema hitomeestel kõvasti sisu, et tagasi tulla sealt. Aga need võimalusi tuleb. Sööt hea, kuigi mitte väga hea. Natuke alla läks jah, et pikale mehele see põrk ja sööt sinna jalgadesse, ega tal kerge sealt ei ole võtta seda, aga seal oli ka tõele avandes oli palju mängeid väikse maala peal, et seal oligi raske pikal veel teha seal midagi. Sten Kunst tegi oma esimesed punktid täna siit eelmisest olukorrast ja nüüd siis Saariste vastu viga. Saar, teine viga. No nüüd tuleb see pikk poiss tagasi, number 16, Marjo Kirsimaa. Ja hakkab Leoki katma, ei jää Leoki peale. Saariste peale jääb hoopis. No Saariste on lauas olnud seni meie parim, Tartu Ülikooli parim 11 punktiga. Ei tule korve praegu, et hästi on ka Ito mänginud kaitsest praegu. Lahendusi ei ole ja võtab siit väga kergelt vea välja Robi Laanelt, mis on ka Robile 4. veaks. 2 nelja veaga meest siis Tartu meeskonnas, jah? Ja Kirsimaa ise siis see number 16 on vastaste poolel 4 veaga. No kas läheb lõpuks 3? Ei lähe. 6-0 Saarel siiamaani. Teeb oma möödavisked ära. Ja võib-olla 2 tabavat viset täna üldse on antud ja siis need peab lõppu hoidma.
Brett läheb tegema. Brett võttis 1-1 ette ja sai vea kätte, nii et võistkondlikult Hitol 2 viga, 2 minutit mängida, 2:40 mängida, et no kumbki ei ole nüüd vigadega väga kiirustanud. Jah, et praegu tegelikult Hito oled 8-ga taga, et praegu saab riski piiril, vea piiril mängida kaitses, et Leok võtab sealt laua ja viskab mööda, küsib küll vist viga sealt või? Viga, jah, ei anta viga. Vaatame, et ise vastu ei tee sealt selle tuju pealt. Ja ei saa. Ja ei olnud ka kaugel see olukord, kus mööda visanud mees oleks ise sealt Kirsimaa selle vea korjanud omale ja see oleks ka temale selle mängu viimaseks jäänud. No nii, nüüd võtab Brett mängu üles. Mängitakse mingit kindlat kombinatsiooni, jah. Alla Leokile, ei. Ei saanud Leok. Ta mängib hästi kaitses praegu, aktiivselt mängivad ja ei lase. Ja saab hoopis Robilaan puhkama ära. Ja see on 5 viga Robilaanel, jah. Nii ta on. Kiirelt õhtale, kokku 10 minutit mängis. Aga ei, ta on kõva võitleja, et eks kui siuksed võitlejad on meeskonnas, et tema näol kohe sa näed, et temal hirmus tahtmine ja siuke võitleja hing on ja tihtipeale sellised mängijad lähevad nii-öelda keevad üle ja saad mõned kerged vead ka kätte ja ega siis palju pole vaja, kui ongi 5 viga koos juba. Ja, kuigi tõenäoliselt Tarmo Petterile see olukord tuske teeb, et neid mehi niigi vähe võitu ja siis põletab ennast kiiresti ära ka vigade poolest siis üks olulisi mängumehi. Jah. Hästi praegu Saariste mängis siin kaitses, ei lastud Saarel palli saada, et oli kohe vahel, hoidis kätt vahel ja Leok jällegi kaitses. Vähemalt blokeeris mehe ära ja võttis lauapalli. Nii, vaatame, mis vahetab seal Petter varsti ja vahetab ka Sternhoff. Mõlemal on... Oi, palun! Ja jälle on Saaristel vaja seal veiderdada. Ja, võt see on see miinuspool nüüd, et just mängija poole pealt, et oli viga ei olnud, jooksed tagasi ja teeb rüüa meeskonnaga kasulik olla, et ei ole vaja seal hakata nendega kohtunikega vaidlema seal, et ega... Jalmar Joosep Saar paneb eemalt peale ja... Hästi võitleb lõpuni. Leok ei natukene isegi sinna mõttes, et pall läheb auti, aga tegelikult Hito mänge veel jõudis, nii et vedas praegu. No küll ikkagi astus küljejoonele. Mis see poolaeg meil oli, et 11 punkti on Tartu visanud nüüd selles kolmandal veerandal 11 punkti, et mine sa nüüd võta kinni, kas Hito on mänginud nii hästi kaitses või meie Tartu mängijad on siis kuidagi kinni jooksud siin, et mulle tundub, et nii on ühte koma teist vist on tundub. Ja ega Hital endalgi lihtne pole olnud, on nemadki 10 punkti suutnud lisata siin selle peaaegu 10 minutiga. Jaa, no nii, Leok mängib jälle selge skori poole. Ja saab kulbi. No seal on pikema mehe vastu, ega keeruline on, ega tal on raske, ta on küll füüsiliselt on natukene üle, aga... Tambre sai just pingi peal ka käia ja natuke hinge tagasi tõmbata, et sutsu värskema. Leok peaks natukene lõpus natukene kavalamalt võib-olla mängima, et viia see pikk mees nii-öelda tasakaalust välja ja siis... Ei olnud õnne selles olukorras ja kiirus ajas takka veel. Nii, 32 sekundit on lõpuni, et... 48-56 jääbki tabloole või? Lõpuni nüüd ei saa mängida Hito, et vaatame, kas teevad mängijad ikka pika rünnakut. Ei jätnud ühte endale veel. Teevad pika rünnaku ja viimane rünnak peaks jääma siis Tartu võistkonnale. 5 viga. Ja on jälle üks mees Tartu Ülikooli Salva meeskonnal vähem, see on siis Taavi Leok, kes peab minema pingile. Vaat nüüd mängis Leok kaitsest tegelikult, see on see noore mehe uljus, et kui sa ikka juba oled 4 veaga, sa tead, et sa oled meeskonnale oluline mängija. Las need 2 punkti olla, jah? Ära lase läbi, las see pikk mees viskab parem kaugelt sulle selle korvi ära, aga läbi ei lase. Seda enam, et sa pead riski piiril, et teed väikse vea ja oledki mängust väljas, nii nagu praegu juhtus. Nii et see on suur kaotus Tartule, mina usun. Ja, 2 meest on läinud. Ja 2 väga olulist meest. Jaa. Aga ei, mehi veel jätkub selles mõttes. Aga see teeb meile ainult rõõmu, et järsku läheb ikka mäng jälle põnevaks. No, põnevust on siin olnud küll, Saariste nüüd palliga. Võtab Retnõmmile väljast, Russak. Hästi mängitud. Nüüd on Joosep Russak vaadanud, et
see oli väga hästi mängitud, Brett läks ilusti 1-2 võrratusega läbi ja vaatas, et nii-öelda hea käega poiss on vaba kolmese joone taga ja sööt välja ja niisugune ilus meeskondlik korvpall, et seda niisugust asja on alati ilus vaadata ja lõpuks, kui veel sisse ka viskad, siis mis sa rohkem tahadki. 20-8 on siiani Salva Tartu Ülikooli meeskond 3 säit visanud ja vaid 13-1 on siiani läinud Jõhvi poistel, Hitold mängijatel sisse. Tundub, et siin see vahe võib-olla võibki olla, et ega ülejäänud mängulised niisugused näitajad on ju kõik suhteliselt üsna sama jah, võib-olla resultatiivsetes söötudes ka on 10 söötu Ülikoolil ja 6 Hitol, et jah, aga just punkte vaadata, siis on 20-8 kolmesed ja siin on Hitol on 13-1, eks ole, saanud ainult 3 punkti, et eks see... No vigadega ka, 4 viga rohkem on teinud Ülikooli meeskond ja hädas on siin oldud nii Georg Tambre takistamisel kui ka Sander Saarega loomulikult. Eks nüüd saab näha, kuidas see Leoki väljaminek ja Robilane väljaminek mõjutavad Tartu mängu. Eks tuleb Priit Toomson rohkem mängida, seni on ta 8 minutit mänginud. Jah, ja Priit Toomson eile mängis minu arust väga võitluslikku mängu ja väga hea mängu tegi. Polnud kurta. Et kuidas siis öeldakse, et klassikud ütlevad, et loodus tühja kohta ei salli. Nüüd on võimalus. Nüüd on võimalus, täpselt. Et see on alati nagu professionaalses meestekorvpallis on ka alati, et kui keegi saab vigastada, ei mängi, tuleb järgmine mees ja saab võimaluse ja kui kõik õnnestub, siis oled pildil nii-öelda. Ja kui neid satsi nagu pikkuse poolest vaadata, see oleks tõesti nagu enam-vähem, ongi 9 pikka meest väljakul. No ei ole väga palju vahet. On küll, jah. Kes nüüd on parasjagu äär või tsenter või? Täpselt nii on. No Meister ei ole ammu visanud, teeb seda nüüd ja viskab mööda ja Russak päästab selle palju oma meeskonnale. Meister, kes tegi esimesel poolel väga hea mängu ju tegelikult rünnakul just, et eks tedagi on nüüd vist hoolsamini hakatud katma ja ei ole tal nii palju lastud nii-öelda teha, aga mees ei jäta jonni ja see on mängumehe tunnus muidugi. Jah, teisel veerandajal ei olegi Meister punkte saanud. Need 14, mis ta poole ajaks kirja sai, need tal kontos on. Ja ega Sander Saaregi ei ole vist. Jah, tema on 13 punkti peal kinni. Nii, et kolmas veerandaeg võeti... On teiste meeste mäng olnud. Jah, aga Tambre on tõusnud süükseks top-scooreriks siis praegu. Jah, et kui me seda MVP-d otsisime... Et see nimi meil läbi ei käinud. Jah, ei tea, kuidas see nüüd 2 silma vahele jäi. No vaatame, mäng on veel ees tegelikult. Ja Russakul ka 4 viga. Russakul ka 4 viga. Sul on ketsid kaasas või? Siin võivad vigadega, need vead võivad hakata lõpus siin väga palju mängima veel. Et ega see pikk, Tartul ei ole nii pikk pink, et 4 varumeest neil on, nendest 2 on seal juba 5 veaga, nii et... Põhimõtteliselt 2 5 veaga meest veel ja siis peab juba mõtlema, et kes platsile tuleb. 4 ja 5 vastu ka ei ole lust mängida ja Meister teeb siit ka vea. On temale see teine küll, sedapidi ei ole see. No oluliselt rohkem kindlasti, kui esimesel poolel on hakatud otsima just Tambret seal korvi all, et mängijad nimega või numbri 69, et ikka pidevalt nad vaatavad sinna korvi alla ja otsivad ja väga hästi teeb noor poiss endale seal ka kohta, et nad jälle hästi küsib ja viga jälle olemas. Toomsoo, ka teine viga. Et otsivad just sealt läbi korvi aluse, et võib-olla siin sellepärast on ka Saare natukene jäänud tahaplaanile, et nad tahavad rohkem korvi alla mängida ja Saare targa mängumehena ka mängib nii, nagu treener nõuab. Jooksist, jah. Tõusis see jalg seal vahepeal. No kuivõrd teoretseerides, et kuivõrd ei ole väljast väga hästi hitomehed tabanud, kus äkki nüüd oleks võimalus maalakaitset proovida Petteril Tartu meeskonna jaoks, et hoida seda situatsiooni kinni, mis praegu on kogu aeg nagu Hitole toonud, et pall alla ja viga. No korraks tegelikult mängis, eks ole, korraks on mängisid, aga mängisid väga lühiajaliselt, et... Ja Saarist ei taba pika mehe vastu viskele, aga... Et jah, et võib-olla praegu, kus on niikuinii on vigadega on probleeme... Nüüd üks sööd läheb pikaks ja... Väga hea mõte oli tegelikult. Toomsoo ei vaatagi ette palli, ikka vaatab, aga liiga hilja. Väga hea mõte oli tegelikult Saarelt see sööt ilusti, aga natukene liiga ette läks, aga praegu oli siin... Teine sööt kohe teiselt poolt vastu, Praagikse. Ja siin Tartu poisid arvavad, et... Juba on tehtud? Ei, et pall läks kollasest auti ja jäid siin nagu vaatama, et... Ja muudkud tuleb neid vigu. Vot see oli jälle see moment, eks ole, et sa lähed lõpuni, viga oli esimese sammu peal tehti ära, aga loeb ära, kohtunik loeb ära praegu. Et kas võib-olla oli
Ja näitab ka Tarmo Petter, et selle koha peal oli viga ja näitab enam 3 joone peal. Jah, võt, kas nüüd oli või ei olnud selles mõttes see õige või vale, aga jällegi, et väga õieti Saare mängis selle olukorra, et Vile oli, ta läks ikkagi lõpuni välja, viskas selle korvi ära ja siis jäi ootama, mis kohtunik ütleb. Kohtunik luges ära ja kõik, et võib-olla sama asi siis kaitse puhul, et mis sest, et sa vea tegid, mängida ka kaasa ja kui ta viskel läheb, pane veel üks viga otsa. Selles mõttes, et lähed hoia kinni. Ära lase täpselt. Sest viga on juba vilistatud. No, tegelikult ju öeldakse, et kui sa teed vea, siis tee viga nii, et on tehtud. No jah, see oht muidugi on, et kui mees on ikkagi väga korvi all ja üksinda, et siis sa võtad selle väga kardinaalse veaga oma levasportliku. Ja no eks see muidugi on, aga praegu on Hito nagu väga hästi mängu tagasi tulnud tegelikult, et väga sükse õnnestunult ja natuke on sükest närvilisust tunda Tartu poistel, et süksed, ma vaatan emotsioonid on ka süksed õiendamised kohtunikuga ja Saariste juba treeneriga natukene seal midagi räägib, ja treenerile käega lüüa niimoodi, näha, et Saaristel see, ma ütlen, see mina on päris suur või? Ja see ei ole mina, see on siuke, ma ei oska öelda, et see on siuke väga taunitav asi noore mängumehe poole. No ongi mina, eks see minu arvamus, et ma võin siin treener küll kuulata, aga ma teen nii, nagu mina tahan. Aga ära ei tohi unustada, ta on finaalmängija, kogu meeskond on sul selja taga ja tema on ikkagi meie Tartu meeskonna üks liidermängijaid nii-öelda, et temast palju oleneb temast ja teised vaatavad ka teda palju ja liider ei tohi sellises olukorras kindlasti käituda nagu valesti, et pigem peab olema teistele eeskujuks. Punkte on nüüd vaja hädasti Tartu meeskonnale ja otsajoon võetakse lihtsalt. Otsajoon, jah. Ja praegu järjest Tartu ei saa, et no nüüd läheb Tartu maalasse. Tarmo Petter karjub, et võtame kohad, et nüüd vist lähevad maalasse. Nüüd lähevad maalasse tõesti. 3-2 maala või? Jah, et 2-3 ja läks lauda, jah. No maala häda on see, et no see oht on olemas alati, jah. Ja eriti kui praegu meil vastastel on ikkagi üks pikk mängija sees, et kes ka laua sai, nii et jäädakse hiljaks selle viske peal, aga ei ole seda 3 selles saalis küll Jõhvi poistele. Jah, et Saar juba mitmendat korda vist proovib siin, aga 14 kokku võttes. Ja see Arti Aia üks 3 on siiani. Ootab omale kaaslaste. 6-punktiline vahe, 7 minutit mängida. Otsustatud küll ei ole või midagi, eks ole? Ei ole, siin võib mäng on ees, mulle tundub. Ja pidurdus Vetnõmmelt, aga visked ei lähe nüüd enam üldse. See on siuke raske vise, et sa võrrad see pealt, et lähed nüüd sinna keskpositsiooni viskele, kaitse on ka sul seal kas seal ees veel, et ega see ei ole kerge vise ja nagu ma ütlesin, et ega palju mängijaid ei ole, kes seda elementi valdavad. Aga üritab siin maala vastu väljast visata Hito järjest peale ja luhtuvad need katsed. Nüüd on mees 3 sekundi alas, tuleb lõpuks välja. Meister küsib uuesti palli. Ja, no nii, kas läheb? Ei lähe. Ikka kõige targem lahendus. No Russak saab lauast palli. Russak sai lauast palli ja koha valik. Läheb ise tegema ikkagi. Ei, välja sööt. Jooks. Ei, vist küljejoont näitab. Läks ka kand joone peale. Oli vist mõlemad, oli jooks ja out mõlemad. Jooksis outi. Jookseb natuke liiva siia Tartu mängumootori vahele. Tartul on vead ka täis, et 5 viga ja Hitol on siis 1 võistkondlik viga. See näitab, et Hito saab veel kõvasti aktiivselt kaitses peal käia ja mitte nii-öelda kergeid korve lasta. Tartu ei ole sellel 4. veerandaja veel punktiskoori üldse avanudki. 6-0 on seis praegu. Jah, ja 59-55. Et 4 punkti on vahe ja Hito on kindlasti mängus tagasi, et isegi kui mitte seisu ei vaata, siis just mänguliselt vaadata, siis nad on. Ja neil ilmselt väriseb palju vähem praegu, sest on tuldud ikkagi raskest seisust tagasi ja initsiatiiv on sealpool. Ja pluss, nagu ma ütlesin ennem. Saariste läheb nüüd tegema. Kindlasti väga tähtis on see, et Leok on väljas ja. Saaristel sai jalale viga või teeskleb. Saab ikka uuesti liikuma. Ja sealt korv. Kas on Petteril minut juba sees või? Jah, ilmselt see nii oli. Ei, siiski mitte. Ei ole time-outi, siin on praegu Saariste tegi vist jalale natukene häda, aga time-out ei ole, nii et mäng peaks jätkuma nüüd, kui tõsine nüüd Saariste
vigastus on, et kindlasti kui nüüd midagi Saariste peaks ka välja minema, siis Tartu seis läheb kindlasti väga-väga raskeks. No paistis, et see lonkamine läks üsna ruttu üle, et... No tahame loota, et ega sellised vigastused on ikka spordimehele väga ebameeldivad asjad, nii et tahaks loota, et midagi tõsist ei ole, jah. Russak palliga. Vaja nüüd kohta, aga ei välja. Meister läheb tegema ja saab 3 sekundit. 3 sekundit, jah. Midagi väga siukseks individuaalseks on läinud just Tartumiste mäng, et kõik proovivad, põrgatades proovivad midagi teha igaüks, aga kuidagi need üksiküritused on, et siukest nagu meeskondlikud siukest ei ole, et Hitol praegu see pall liigub hoopis paremini, aga hoiab neid CV peal Tartu meeskonda, et Hito ei taba kolmeseid kuigi. No eks see Petteri praegu vist, ma arvan, et see on see taktikaline käik, et nad pole palju sisse või ühe viski ainult tagant sisse saanud, et lähevad selle riski peale, et pange siis poisid tagant, et aga noh, ja pani kopa Saariste ja veel üks vise läheb luhta. Praegu on paanika, praegu on Tartu poistel paanika, et kaitses on ja rünnakul, et igas mõttes on, et ei saada palli kätte ja no nii, kolmene kas läheb ja läks! See kolmene võib olla selles mõttes mängusaatuse seisukohalt väga oluline, et mitte nüüd need 3 punkti midagi määraks, aga võib-olla teatud vabastus või hingamine tuleb siit. Ja ei lähe ka see pall korvi. 60-59, siis Hito on üle pika aja juhtima läinud, ja 4-20 lõpuni. Esimest korda mängu sellises faasis on Tartu tagaajaja rollis ja ega see meeldiv ei ole, eriti kui sa siit tuled mingi mitmeteist punkti pealt. Jaa, aga mulle meeldib siuke mäng. Kohe mõnus on vaadata, kohe hea on kommenteerida. Kui ikka punkti mäng on ikka kohe teine hasart asjal töös ja rahvas läheb käima. Paned sa tähele, et saal on täis, isegi otsas on juba. Täpselt nii, no. Ma arvan, et siin on publikut rohkem kui Eesti jalgpalli meistrivõistlustel, meistriligas. Võib-olla mõni korvpallimängi toimub siukse publikuga. On ka Ujula tänaval toimunud. No nii, 60-60, 4-20 lõpuni. Nii et peaaegu 6 minutit läks aega ülikooli meeskonnal enne, kui saada punkt 4. veerandajal. Jah, aga järsku nüüd tuli see Kaan pealt ära siis sealt korrit, et vaatame. No ei tea, äkki tuli Kaan ka kolmestel pealt ära. Hito hakkas nüüd lõpuks. Nüüd oli julgust proovida ja Sten Kunts laseb ka siit kolmese teele. 63-60, et kas Hito üldse nii palju ees on olnud või? Ei. Ja ründeviga Saaristele. Saaristele 4. 4 iga ja Petter vist võtab timeout'i, jah, nii on. Tartu meeskonna timeout siis. Ja praegu initsiatiiv on küll selgelt Hito käes, et igas mõttes, et... Ja nüüd Egnar Voog on see mees, kes tuuakse esimest korda kogu selle mängu jooksul platsile ja ega ta lihtne vist tulla ei ole siis. No kindlasti mitte. Täitsa külmana. See Raul Kalbus number 15 võttis ka särgi ära, et kas Petter teeb 2 vahetust ehk siis annab põhimeestele korraks hingamist. Ja, ega see on... Saarist on ka nüüd 4 veaga, et ega siin... Saarist on 36 minutit mänginud, ehk siis terve mängu. Ega siin palju käike ei ole, et vaadates just mängeid, et palju neid mängeid seal pingil on ja või võistkonnas on, nii et Hitol on kusjuures ikka vist täis koosseis selles mõttes, et... No jah, eks neil ei ole ka Saarel ja Kirsimaal mõlemal 4 viga, et kui Saare välja langeb, siis neile võib see vaimselt nagu mõjuda, mitte et see nüüd otseselt nende punktiliider nii ulatuslikult oleks, kuigi jah, ikkagi oma 16 punktiga meeskonda on toetanud 9 lauapalli ja 21 punkti, 14 lauapalli, siis Georg Tambrelt, et... Tambre liigub praegu MVP suunas, väga jõuliste sammudega. 21 punkti ja 14 lauapalli, seal üles 5 ründelauda, nii et väga muljet avaldavad numbrid. Saar, välja. No nii, ja lauapall Tambrelt ja keeras mööda. Nii. Põnevust on. Et finaali väärt eitas seda kindlasti. No nii. Saare võtab teha. Otsivad Tamret ikka meest seal korvi all, ei saa praegu meister annab seal keha ja ikka saab lõpuks palli. Sööt välja, annab uuesti. Veel kord annab. Ja meistril käsi seljas. Ja vead on täis. 2 tavaviset.
Meisterile 3. viga ja nüüd kui vaadata, et see Meister on siis tõeline nagu kaitsespetsialist, et treener peab ta aeg-ajalt panema nii mängujuhti võtma, kui nüüd ka siis vastaste põhimõtteliselt keskmängijat või vähemalt pikka. Ja. Et vahet ei ole, kes sul vastu antakse, tee ja kaitse. Kuidas Tambre vabaviskid visanud on? 6-3. 50% mees. No, hoiab taset. Hoiab taset. Ja ikka on ülikoolil vaid 1 punkt. 4. veerandajal. Publik elab nüüd väga selgelt ülikooli meeskonnale kaasa. No ikka oled selle taganttulija poolt, praeguse käesoleval juhul oled ju Tartu on taga, et eks siis rahvas ikka selle poolt ja Tartus mäng ka ju. Loogiline hea, et Tartus ja ka siin saalis mõnevõrra enam kui Virumaalt tulnud inimesi. Ja nii, vaatame, mis Brett Nõmm välja mõtleb. Tahaks kindlasti väljast viskele minna. Russak teeb pette ja läheb siis natuke lähemalt. Hästi mängitud, jah. Hästi mängitud, ilus pette ja... No nii, punkt vahet. See on nüüd see hingamine, mida kindlasti ülikooli meeskond on oodanud. Need on tõeline mäng on ees veel. Ja Meister teeb seal kõva kaklust korvi all. Ja hinnaga seal oli peaaegu võtmas välja seda. Ja tal on veel üks viga võimalik teha. Ühe viskas ja oi. Kellele nüüd viga? Mõlemale. Topelt viga ja mida see tähendab? Tähendab, et... Meister 4. viga. Ja Tambrele alles 2. viga. Ja hüppepall, ütleme siis tähendab, et on hitopall, jah? Nool näitab hito. Punkt vahet. Nii et Meister ja Saariste on mõlemad 4 veaga ja mõlemad kõige pikemad mehed siis nii-öelda Tartu võistkonnas. Ka Russakul 4 viga. Ja Russakul 4 viga. Põhimõtteliselt mängitakse ikka riismetega juba. Väga ohtlik on Tartu jaoks see seis praegu. Aga no vaatame. Jah, väga vähe oli seda rünnakuaega jäänud, tehti kiire lahendus, mis Russak nüüd ette võtab. No nii. Ei lähe 1-1 Saare vastu tegema. Bretile pall. Brett lööb mehed laiali, ütleb, andke ma teen 1-1. Ja sai vea kätte, nii et see on võistkondlikult Titol 4. viga, jah. Ja Kuntsil 3. isiklik. No nii. Küll tahaks lisaaega näha. Küll tahaks lisaaega näha. Sinu päev läheks pikemaks. Ma ei tahaks nüüd jah, sinuga päris nõus olla. Sinu päev läheb pikemaks, aga mina ootan siit küll. See läheks tõeline maiuspala. Korvpallisõbrale. Kui ma juba nii palju olen siin istunud, siis üks lisaaega rohkem ei tee ka midagi hullu. Ise läheb siit mööda. Meister mööda, jah. Laud ei läinud keegi, et siin oleks nurgamängijad pidanud kindlasti minema lauda, et Saariste jooksis juba tagasi pärast seda, kui vise toimus. No nii, kas läheb esimene 3? Ei lähe. Ja saab Saariste lauapalli, on see talle lauapalliks number 12. Ei ole vist Saare saanud 3 sisse täna või? Ei ole. 6-0. 6-0. Must päev, ütleme nii. 7-0. 7-0 juba. No nii, vaatame. Ja Saarel ehk siis Saar. Jalmar Joosep Saar on samamoodi 6-0 uhanud. Okei. No nii, 2 vaba viset ja Tartul võimalik punktiga ette minna, kui mõlemad vabavisket nüüd tavaksid ja Brett Nõmm on ka Kuntsil nüüd 4. viga. Juba mainisin, et Sander Saar ja Mario Kirsimaa samamoodi 4 veaga, et ei ole ka kollastes särkidel meestel hõlpu sugugi. Vaatan, et vabaviskeid on mõlemad võistkonnad visanud 50%-ga, nii et ega vabavisked siin on, need on sellised kerged punktid, et neid ära anda on sellises mängus, finaalmängus, et need on kulla hinnaga iga vaba ise. No siit jälle üks kingiti ja teinegi. Teine ka 2-0, valus. Minut 30 lõpuni ja Hito punktiga ees. Egnar Voog siis kaitsetööd seal tegemas Saare vastu. Ja suudab seista paigal. Ja kaitses ära. Ja plaksutab ise endale Egnar Voog. Tegi head mängu tegelikult. Saare ei praegu liiga palju ise palliga põrgatama sinna, et see oli mitu meest oli peale, et oleks võinud selle kellelegi ära sööta vahepeal, et see jäi põrgatama ja lõppes sellega, et otsa joone lastus, aga noh. 38,5 minutit on platsil ka oldud, et mis sa tahad, et natuke peaks piimapet temalgi olema, mis sest, et noor mees. Ja, no nii, vaatame, mis Tartu välja mõtleb. Russak ei tea, mida palliga peale hakata. Kutsub selle meistri välja. Saaristet otsivad nüüd korvi all. Ja oi, see oli küll praegu vale lahendus. Nüüd mängu pääsenud Enar Voog tahtis kangelaseks saada, ajalugu teha. Ja no, minut minna ja endiselt 1 punkt. Ei saa keegi nagu minema siit otseselt. Viga, Russaku 4, Voonst 5.
temal ka mäng läbi. No nii. Seda kolmeste viskajat ilmselt oleks Petter tahtnud siia viimastesse põnevatesse sekunditesse endale platsile. Ja Hito kasutab time-out'i veel. Jah, on ka Tartu Ülikool Salval siis üks time-out veel võtta. Hitole oli see 3, ma vaatan. Või teine? Mõlemal võistkonna, Hitol on teine. Hitol oli teine time-out nüüd, et mõlemal võistkonnal üks veel võtta ja 56 sekundit ja üliolulised vabavisked. Vabavisked seni, KK Hitol 54,5%, 22-12 sees. Ei ole ka midagi väga head, aga ikkagi sutsu parem kui kodumeeskonnal Tartust, kellel on siis 17-8 ehk 47%. Ja lauavõitluses on nüüd siis ka Hito mehed peale saanud 42 lauapalliga, kui 38 on neil ülikoolina, mis on ka mõistetav, et siin meie pikad on, kui neid pikkadeks saab nimetada, on ridamisi välja langenud. Huvitav statistiline näitaja veel, et Brett Nõmm alustas 3 punkti viskega siin kolmandat veerandajaga ja rohkem pole lisa juurde tulnudki, nii et nii on jäänud. Et mehe punktid on kindlasti siin väga-väga tähtsad, olulised, just niisugune liidermängijate punktid. Küll on Sander Saaret igale poole jagunud, ma pean silmas ka, et pisikese mehena võtab ta 10 lauda. Universaalne mängumees. Jah, Georg Tambrel siis 16 neid. Nii, vabavisked. Jah, see hakkab käsi tõmbama või? No nii, need on huvitavad hetked praegu, et panevad noore mängumehe kohe proovile. Jalmar Joosep Saar, 3-2 seni, 5 lauda, 6 punkti. Ei ole, tudin käis läbi kohe, nägi, et kohe tõmbas, kõvasti tõmbas. Nüüd teist on ju veel raskem visata. Noorel mängil on kohe nii läbi näha kõrvalt. Ja möödas. Lauas Tambre hästi võitleb lauas ja sai laua kätte. Ründelauapall number 7 Tambrele. Ülioluline lauapall kindlasti, et nüüd saab mängida siin veel pika rünnakut Hito ja kui see lõpeb Orviga, siis on juba ilmselge eelis on Hito võistkonnal, jah. Tamred uuesti otsivad, sööt välja. Ja Pikk Poiss on palli kaotamas ja kaotabki ja hästi võitles. Ja jääb 2 sekundit sealt veel rünnata. Ei, siiski, nool näitab Tartule, nii et 34 sekundit. Et no nii, nüüd on, vaatame, mis Petter välja mõtleb, et variante on igasuguseid. Petter ei saanud kohtunike otsusest vist aru seal päris täpselt, küsis viga või? Kas võtta time-out'i või mitte võtta, kas mängida pikk rünnak või mitte mängida, kas mängida kiirelt kohe viskel, et siin on variante on igasuguseid ja kokkuvõttes saad alles lõpuks teada, kui on mäng läbi, saad teada, kas hästi mängitud. Ja tuleb! Hästi mängitud oli praegu. Brett Nõmm tegi olukorra enda jaoks mitte just väga lihtsa olukorra, aga lõpetas selle olukorra ikkagi väga resultatiivselt. Väga hea sööt Saaristelt ka ja ilusti lay-upile ja läks sisse, nii et punktiga pealt Tartu ja 24 sekundit. Ja emad, isad, kelle südamed jätavad siin lööke vahele, Halle Karv sigineb kõvasti pähe ja pulss on 200 peal, on juba püsti ja plaksutavad seal. Nüüd saab näha, et kas kerge eelis on nüüd selles mõttes jällegi Tartule, et on järgi tuldud ja ka mööda mindud, et Hitol on luhtunud neid olukorda. Neid lõpulahendusi on alati hästi huvitav vaadata tegelikult. Siin kui vaatad Euroliiga mänge ja üldse Eurokarika mänge ja üldse, siin ka Eesti sarja mänge, Balti liigat, mida iganes, et hästi huvitav on alati vaadata neid lõpulahendusi, kui on punkti mäng, et kuidas neid lahendatakse siis erinevalt moodi, et ma vaatan praegu 24 sekundit punkt vahet, eks ole, sul on tegelikult küll on erinevaid teooriaid, mis sa nüüd kas minna ruttu viga tegema või mitte ja rünnaku poole pealt, et kas sa tahad nüüd ruttu teha korvi näiteks ja siis kiire viga või mängid pikalt ja loodad selle viimase viske peale, et neid variante on hästi palju ja tavaliselt alati siis tagantjärgi on hea targutada, et mis nüüd on see õige. Nojah, selles vanuses muidugi ei tea, et mitu käiku sa ette saad mõelda või julged mõelda treenerina, et sa võid küll ütelda, et selles olukorras tehke nii ja kui juhtub nii, siis kui sa neid liiga palju ritta annad, siis läheb juba esimene meelest ära. No täpselt nii on, aga igal juhul on alati hästi huvitav vaadata, kuidas erinevad treenerid erinevalt niisuguseid asju nagu välja mõtlevad ja mis käsud nad mängijatele nagu annavad. Saame teada, mida Sternov nüüd rünnaku lahenduseks joonistas. Kaitses viga ei minda tegema. Ei. Laudi liikumine mängiti praegu ja Saar võtab enda peale tõenäoliselt. No nii, tundub, et Saare käes pall Tamre viskab ja sees. Time out nüüd. Ei võtnud Petter time out'i, see oli huvitav praegu. Ja läheb viskama. See oli nüüd huvitav lahendus. Nüüd otsitakse, no ei ole Saariste läheb. Viga, oli küll viga. Oli viga vist, jaa. Oli viga. No, saad lisaaja, Kerte. 2 vaba õised. Aga jääb 4 sekundit veel sinna ka.
väga huvitav lahendus Petteri poolt. Petter läheb nüüd lauda küsima muide, vaata. Petter küsib, miks te mulle ei andnud seda minutit. Pahandab väga selgelt seal, vaata, lauakohtunikega, et mul oli ju minut sees ja miks te mulle seda olukorda ei andnud ja ei võimaldanud, et tegelikult niimoodi võib laud, ütleme, mängu võita või kaotada. Okei, vot seda ei teadudki. Ma just mõtlesin, et miks ta ei võtnud. No nii, Saariste närvid. Ja tõmbab. Nii. Aga ma tunnen, et optimistina, et siit me tõmbame lisaaja välja. 7-5. Muidugi teeb ära. Siin tuleb lisaaeg. Mina mängima ei pea, see õnn. Siin tuleb lisaaeg ja mina ka ei taha koju minna veel. No nii. Ei ole. Tee viga nüüd. Ei saagi. Viga tehakse ka liiga hilja. 2-0 Artur Poiss. On vaja olla saalis ja viskamas vaba viskeid. Või jääb täna õhtul veel. Artur Saariste hoiab kahe käega peast kinni ja on ka põhjust. Pakkusid Hito mehed siit veel mängu tegelikult, võta ja tee. Ja selle võistkonna ilmselgelt minu jaoks kaks kõige kogenevat mängijat, ütleme siis Brett Nõmm ja Artur Saariste, et mõlemad nagu otsustavad hetkel, et ka Brett Nõmm eksis, pani 2-0 just siin mingi aeg tagasi lõpus, et see oli praegu valus. No tundub ikkagi, et mäng on läbi. No teoreetiliselt on mäng läbi küll, jah, et viskad esimese vabaviske sisse või isegi kui sa mööda viskad mõlema. Teine vabaviske igal juhul mööda, eks ole, et ega selle sekundiga ime peab juhtuma, et kindlasti teine viise tuleb kindlasti mööda visata, aga vaatame. Ja aga kas time-out'i nüüd Tartu võistkonnal enam ei ole? Jah, time-out oli Petteril sees ja seda ära kasutas ja tundub, et pea on norgu lastud. No nii. Kes viskab otsustavaid vabaviskeid? Jah, nagu klassika, see on klassika. Et alguses väga olulised ja lõpus väga olulised. Statistiliste näitajate poolest kindlasti on Tambre selle MVP ära telli. No ja ilmselt ta selle saab ka. No nii. Nüüd on mäng läbi. Mäng on läbi Brett Nõmmel. Ei õnnestu seda mängu päästa ja viskab pettunult Selili Tartul oli see võit väga lähedal kolmandal veerandaja. Väga lähedal oli, et domineerisid ju paljusid mängu aga lõpus selles loteriimängus närvid vedasid alt mõnda mängijat ja Hito tuli teisel poolel mängu tegelikult just. Ta tuli just viimasel veerandil või teise poole ja teisel poolel mängu, mis viimane veerandaja ikkagi 18-5, no see on mäekõrgune vahe ja siin ei olnud meest, kes teeks. Jah, ja kindlasti, eks siin midagi ei ole teha, ega Tartul kindlasti mõjutas ka see, et siin mõned mehed läksid 5-ga välja ja põhimehed ja eks see on võib-olla üks asi on see jõud, teine asi on see natukene kohe psühholoogiliselt ka mõjutab, kindlasti poisid vaatavad üksteisele otsa ja see läheb välja ja see annab vastastele jälle jõudu juurde, eks ole, et vaatavad, et ahah, näed, põhimehed läksid neil välja, et meil on kõik okei. Ja ridamisi ebaõnnestumisi lisaks veel seal visetel oma rünnakul juurde ja järjest see enesekindlus kaob. Eks see on nii ja eriti veel selles vanuses poistel, ma arvan, nii et aga see on ikkagi lõpukokkuvõttes mäng ja minu arust mäng oli täitsa finaali vääriline, et siin ei ole midagi öelda. Jah, viimase sekundini peaaegu, et oli võimalus. Ja siukest tahtmist oli poistel kõvasti ja üritamist, nii et ei, väga. 3-punktiline vahe jäi, 67-64 on Eesti meistri tiitli ja karika ära teeninud KK Hito Jõhvi spordiklubi ja Salva Tartu Ülikool esimene jääb siis hõbemedalile. Et kas siis võib öelda vaikselt viisi nii, et Hito, kes oli ka põhiturniiril vist oli see parim võistkond, nii et kõik läks tegelikult loogilist rada pidi. Peaaegu, et kaotust, et ta vist välja tuli, 2 kaotust ta põhiturniiril sai ja tegelikult Tartu Ülikooli minu teada ei õnnestunud kordagi põhiturniiril neid võita ja paraku ei õnnestunud ka sel korral, nii et jääb siis poisse vaid tänada tegelikult päris haarama mängu eest, et võib-olla siin Tartu Ülikooli rivistus ei olnud väga pikk või vähemalt mitte lõputu, et tegelikult siin 5-6 mehega mängiti. Ja siis 15 punktiga Brett Nõmm kerkis oma meeskonna parimaks, 14 punkti Joosep Russakult 9 punkti ja Kristjan Meister jäi oma 14 punkti peale, mis ta poole ajaks juba kokku sai, nii et ja vastaste poole pealt siis Tambre 23 ja Sander Saare, kes siis põrutas 40 minutit, nii et ja nii nagu Artur Saaristegi mängis ka 40 minutit, aga sellest duellis jäi siis Saare nii-öelda peale, kes tüüris meeskonna võiduni. Tambre kiituseks veel 17 lauapalli ja tema vastu tehti 10 viga, nii et
tundub küll, et meie ennustused MVP osas mängiti praegu ikkagi ümber. Ei jaga Rasmus meie sinuga seda mängu. Mitte üks raas. Siin on hoopis teised nimed teevad mängu, aga vaatame, et aga jah, eks see tõenäoline on, et MVP läheb ikkagi selliste numbritega peab ikka ta ikka sellele meele läheb. Ja mitte ainult numbrite pärast, võib-olla ka need väga otsustavad hetked, mis siin olid ja neljas veerandaeg oli õige paljudki Tambre see, kes mõjutas, mitte et ta nüüd ise just kõik punktid oleks viskanud, aga tema vastu tehti vigasid niimoodi, et täpselt kahe mehe jagu või kahe mehe jagu vigu, et 10 viga, et 2 meest saab sellega välja. Ja kindlasti tasub meeles pidada seda, et väga olulise lauapalli Tambre võttis siin just, kui nad viskasid ise siin vabaviskeid ja sai kätte väga olulise lauapalli, nii et ei, muidugi, väga, kui see mees saab selle auhinna, siis ta on selle tänase mängu kindlasti kuhjaga ära teeninud. Kui sa niimoodi meistrivõistluste meeskonna peatreenerina vaatad, et on siis noorte korvpalli tipp ikkagi, et oled sa kurb või rõõmus? Noh, eks kaksipidi tunded tekivad ikkagi, et ega poisid on ju tublid ja püüavad kõigest väest ja teevad, aga noh, ega see ei ole ju mingi saladus, et eks ikka korvpall on pikkade meeste mäng ja neid pikki on ikkagi vähe, noh, tahad või ei taha. Et paar tagameest siit saaks ju. Tagamängeid on siin küll ja just ääremängeid, kes võib-olla ilmselt ka veel kasvavad ja nii edasi, aga selliseid pikki domineerivaid mängijaid meil A-klassis ikkagi, kui selle kahe võistkonna pealt vaadata, siis paraku on pilt täpselt selline, nagu ta on, et aga noh, see ei ole siin mingisugune suur avastus meil, et see on nii ja me peame sellega leppima ja harjuma, nii et peame vaatama, kuidas niukseid auke pikkade osas lappida. Aga vähemalt saavad, Sander Saare on küll aplausi ära teinud, vähemalt saavad siis noormehed Tartu Ülikooli meeskonna kapteni kätt katsuda, jah? Marek Toronin autasustab. Marek Toronin on autasustavas mängijad, jah. Vaatan praegu, et nii nagu oligi, et Hito meeskonnas on 12 meest nagu üks tõeline korvpallimeeskond nii-öelda, et Tartul on vastu panna 9 meest täna. Ja 10 neist käisid väljakul, nii nagu üks mäng võib-olla finaalis ongi. Jah, et kui siis teoritiseerida ja targutada, siis võid lõpuks öelda ju, et näiteks pikem pink võitis, eks ole. Teatud tõetera selles kindlasti sees on, et siin ülikooli meeskonnas käis ka küll 8 meest, aga noh, Egnar Voog tuli oma 3 minutiks ikkagi platsile seetõttu, et mõni mees oli juba 5 veaga pingile. Jah, et Fredi Müür ja Jonas Kuslap, kes täna Hito särgis platsile ei saanud, noh, oleks ilmselt samas situatsioonis olnud siis, kui nende meeskonnal oleks neid 5 veaga mehi rohkem olnud ja Raul Kalbus, number 15 on ainus siis Tartu Ülikoolist, kes tärki mäigaks teha ei saanud. No Tamre võib endaga rahul olla küll. Paistab kes ikka päris mehe mõõtu poiss juba. No ma vaatan ülakeha ja selles mõttes, et ikkagi seda jõudu on. Jah. Vaatame siis, kes tunnistatakse parimaks mängijaks. Riis Terra. Nagu kuulete, on tegemist kõva treeneriga. No nii. Saare siiski. Jah, no nii, ikkagi me jagame seda asja, Rasmus. Tunnistame siit, et korvpallist me suurt midagi ei tea. Aitäh sulle, Gert, et sa tulla said, aitasid mul selle õhtu lõbusalt veeta ja mis siis ikka. Selleks aastaks läbi, uuel aastal uued mängud ja sinul ootab järgmine mäng juba kolmapäeval eesmasel. Jah, aga igal juhul täna oli väga tore korvpallipäev siin, nii et kõikidele siis ilusat kevadet ja külastage meid siis korvpallisaalides. Kena õhtut. Ilusat õhtut.